Kuusekoore üraskiga see aasta see ohjamine läks väga-väga kehvasti RMK-s, kuna RMK andis metskondadele tööjuhendi, kus seisis, et 1. juuniks peab maha raiutud püünispuud metsast kokku veetud olema. Püünispuid langetati selle eesmärgiga, et püüda esimest lendlevust. Üraskid talvitusid maa sees ja kui maapinna temperatuur oli +10 kraadi, siis tulid üraskid maa seest välja ja üraskite suureks üllatuseks polnud püünispuid. Mis seal ikka, mindi kasvavad metsa edasi sööma. No, et see on täis laus lollus, sest inimene tööjuhendi pärast 5 püünispuud ennem ära, kui üraskid jõudsid välja tulla. Minu meelest on see lausa kuritegelik ja selle eest tuleks RMK vastutusele võtta, mitte teha nägu, et midagi pole juhtunud. Et kui sa üle Eesti langetad püünispuid ja üle Eesti viid püünispuud metsast välja või vead kokku ja üraskid pole lendlema hakanud ja teenid selle pealt veel 6 miljonit eurot, no seda on raske sõnadesse panna, mis emotsioone mus tekitab, sest kahju ei ole mitte ainult RMK metsadele, vaid on ka väga ulatuslikult eramaaomanike metsadele. Ma olen käinud mitmete maaomanike juures, kes on kutsunud mind, et Mati, tule aita meil üraskitega tegeleda. Ja üks asi, mida ma olen tähele pannud, on see, et isegi kui nad on põhimõtteliselt oma metsa majandanud juba põlvest põlve väga mõistlikult, säästvalt, on neil ürask sees. Ja alguses ma esimese maaomaniku juures, kelle puhul ma seda märkasin, oli see minu jaoks müstika, et kuidas on võimalik, et nii hästi kasvatatud kuusikus, mis otseselt nagu üraskitele peaks olema võimeline vastu panema, on tohutu üraskikolle sees. Ja siis ma uurisin ta käest, et kuidas RMK piirkonnas üraskitega tegeleb ja siis maaomanik ainult ohkas ja ütles, et ta võib mulle näidata, kuidas RMK seal piirkonnas oma kuusikuid majandab. Need olid tormimurdu täis, need olid üraskid täis, seal kasvas meeletu koloonia ja ma sain väga hästi aru, et see üraski koloonia, mis RMK-s oli endale kanda kinnitanud, oli hakanud levima hästi kasvatatud eraomanike metsadesse. Eramaaomanikud ei lähtunud sellest, et harvendusraiega saada kuuse peenpalki kätte. Nemad lähtusid sellest, et las see mets kasvab korralikuks palgimetsaks, jah, võtab kauem aega, aga tulu on suurem. Aga samas nad ei arvestanud sellega, et tema naaber RMK teeb kõik risti vastupidi. RMK tihtilugu ei lähtu looduslikest protsessidest, nemad pigem tükivad olema seda usku, et puidutööstusele on vaja jätkupidevalt võimalikul suurel hulgal peenpalki, mis omakorda on toonud kaasa meeletu juurepessi ulatusliku leviku ja mets, mis on juurepessi täis, kuusik, on ka ideaalne kasvulava üraskitele. Üraskid saavad väga hästi aru, millised kuused on seest mädad ja millised on terved ja nad asustavadki just neid kahjustatud kuuski ja sealt tulenevalt see populatsioon paisub üraskitel, neil on hea kasvupind ja siis nad on võimelised ka asustama neid metsasid, neid eramaaomanike metsasid, mis on hästi võimsalt muidu väiksematele kolletele suudavad vastu panna, aga väga tõsisele kolde rünnakule ei ole võimelised vastu panema. Et kui üks majandab valesti, siis ta paratamatult tekitab nagu doominoefekti, et üks kivi kukub ja siis hakkavad järjest kõik teised kukkuma. Ja seda me näeme üle Eesti kuusikutega. Ja sellele tuleb reaalselt pidur panna. Ja pidurid saab panna ennetusmeetoditega. Keskkonnaagentuur on RMK-lt põhimõtteliselt meedias natukene isegi noominud, sakutanud, ütelnud välja, et kuusikute istutamine ei ole jätkusuutlik. RMK vaidleb jälle avalikult vastu, et ei, kuusikute istutamine on täiesti jätkusuutlik. Ja nüüd on minu jaoks nagu kaalukausil, et miks nad arvavad, et nad on Keskkonnaagentuuri spetsialistidest paremad. Minu ainuke loogiline seletus ongi see, et RMK lähtub sellest, mida Eesti metsapuidutööstus tahab. Ja Eesti metsapuidutööstus on paljuski üles ehitatud okaspuupalgile ja tundub, et ei taheta minna üle segalehpuu metsade rajamisele.
mis oleks tegelikult ülimalt vajalik, kui me tahame ka tulevikus majandada metsa niimoodi, et see tooks meile maksimaalselt tulu ja samas säiliks ka looduskeskkond. Monokultuurne kuusik, kes seal on käinud seenel või lihtsalt jalutamas, teab seda, et seal on meeletu liigivaesus. Sinna pääseb väga vähe valgust. Heal juhul on seal roheline samblavaip, väga tihti ei ole isegi seda, sest valgus lihtsalt ei pääse sellest monokultuursest kuusikust läbi. Ja loodusele need monokultuursed kuusikud ka üldsegi ei istu ja ta teeb kõik selleks, et sellest lahti saada. Loodus tahab ennast tervendada sellest, mida inimene on temale tekitanud. Looduse jaoks on kuusekoore ürask nagu skalpell, millega lõigatakse vähk välja. Loodus otsib igal pool vahendeid, ka loomade seas, kuidas ohjata mingit asja, mis talle ei ole normaalne. Ja kuusekoore üraski massiline levik ongi põhimõtteliselt looduse viis parandada ennast. Meie jaoks jah, me näeme seal tohutud eurod lähevad vastu taevast, korstnasse, kõike seda, aga me saame tegelikkuses loodusega olla sõbrad, leida tasakaalu, kui me oleme valmis ka puidutööstuses arvestama sellega, et see ajastu, kus okaspuupalk oli A ja O, on läbi saanud. Nüüd me peame hakkama väärindama metsa teistmoodi. Et me kasutaksime lehtpuud rohkem ja me kasvataksime teda selliselt, et ulukid teda ära ei sööks, et seenhaigused teda ei hävitaks. Ja see vajab teadmisi ja tegelikkuses on need teadmised kõigil olemas. Aga lihtsalt on mingisugune trots jäänud, et ei, me istutame kuuske ja kuuske. Kuusekoore ürask ei elutse kuivanud kuusel. Kuivanud kuusel elutsevad üraskitest toituvad putukad. Ja siit tuleb kohetselt välja üks uus probleem RMK-ga. RMK raius põhimõtteliselt sanitaarraiega igalt poolt välja kuivanud kuused, kus vähegi sai. Ja sellega ta kindlustas üraskitele veel võimsama leviku. Kuivanud kuusel elutsevad üraskitest toituvad liigid, nad talvituvad seal ja nüüd, kui tuleb uus talv, siis kuusekoore üraskid, see massiliselt veel suuremaks kasvanud koloonia läheb maa sisse, aga üraskitest toituvatel putukatel pole kuhugile minna, sest olgem ausad, suur osa kuivanud kuuski, mis oleks nende talvekortel, on lihtsalt pelletitesse pressitud. Et iga asi, mis ainult soodustab kuusekoore üraskit, tuleb ära lõpetada. Et kas me oleme tõesti siis nii saamatud, et Saksamaa, Tšehhi, sealt on hea näiteid võtta. Teadlased panid seljad kokku, tegid kindlaks, et need sanitaarraied, mida meil siin nii massiliselt tehakse, ainult soodustab seda levikut. Sest me raiume sealt kuivanud kuuse välja, me tekitame valgustingimusi paremaid, me soodustame juurepessu levikut, me tekitame lihtsalt, see on nagu Rootsi laua katmine, tulge aga sööge ja sööge ja sööge. Ja kellele see kasulik on? Metsa- ja puidutööstusele, sest nemad saavad isegi näituseks 30-40 aastasest kuusikust palki endale, kust muidu tegelikkuses raiuda ei saaks. Aga nüüd tänu kuusekoore üraskile saavad. RMK ja paljud erametsandusfirmad ja eramaaomanikud on siiamaani seda usku, et kliima läheb jahedamaks, kõik need ilusad istutatud monokultuursed kuusikud on jätkusuutlikud. Ma pean ütlema, et lähtudes teadlastest, siis vaevalt keegi meil üldsegi usub teadlastest, et kliima võiks lähima 50 aasta jooksul jaheneda. Pigem läheb asi soojemaks, pigem läheb üraskitele soodsamaks ja seejuures peame aru saama, et istutatud kuusik metsa on tuleviku põlvele väga tõsine probleem. Ja mida rohkem me istutame neid kuusikuid, seda suurem on meie lastele istutatud probleem. Kas me tahame lastele metsa, milles nad saavad seenel käia, milles nad saavad vaba aega veeta, milles nad saavad endale puitu hankida, kus nad saavad tööd teha, või me lihtsalt tahame neile pärandada monokultuurse kuusiku, mis suure tõenäosusega ei kasva isegi 50 aasta vanuseks. Et me peame väga selgelt paika panema, kust maalt
edasi läheb metsamajandus. Hetkesüsteem lihtsalt ei toimi enam. Ja sellest tulenevalt me peame täiesti ümber mõtestama, kuidas me Eesti metsa majandame. Massiivne raiumine on üks probleem, mis on tekkinud tänu sellele, et puidutööstus vajab puitu, toorainet, kõike seda. See on täiesti arusaadav, aga see ei ole jätkusuutlik. Ja selle massiivse raiumise tulemuseks ongi meil nüüd massiivne üraski vohamine üle Eesti. Looduskaitsjad viskavad nalja vahest, et pole kuuske, pole üraskit. Ja peab ütlema, et välismaa teadlased jõudsid samale arvamusele, et kui pole neid monokultuurseid kuusikuid, siis ei ole ka üraskitega probleemi. Et segalehpu mets, kuusk on teises rindes, mõned üksikud kasvavad esimesse rindesse, see on probleemile kõige toimivam pikaajalisem lahendus, sest kliima vaevalt külmemaks läheb.